nii, seekord siis natukene teistsugune tutvustus. Ei olegi auto ega üldiselt mootorsõiduk, mida tutvustame, vaid hoopis vahendid, millega neid ilusti puhastada ja võib-olla hooldada. Tegu on siis uue ettevõttega Eestis, Blend Brothers, seda müüb AutoJoy, mujalt seda praegu veel ei saa. Nende eesmärk ei ole siis nii-öelda tippkvaliteet, vaid pigem sihuke mõistlik hinnakvaliteedi suhe. Et nad jah seal nii-öelda tippu taga ei aja, vaid pigem nii-öelda entusiastile, kes siis kodus soovib näiteks autot pesta. Pudelid ja pakendid üldiselt on kõik ilusad värvilised, aga sellel värvilisusel on mingi tagamõte ka, et ikkagi need on siis erinevad toodete kategooriad. Näiteks siin lillad tooted on siis kõik siuksed põhimõtteliselt nii-öelda pinnakatted, olenemata siis on ta vinüül, kumm, mis iganes, võib-olla siis üldiselt auto kerepind, osad on siis karnuuba, osad grafiini baasil. Samuti on siin siis ka nahakaitse, siis kollastes pudelites on meil siin erinevad salongi puhastusvahendid ja üldiselt ka siis eraldi on näiteks niisugune suurem nii-öelda padi, millega erinevad pinnad üle käia ja samuti on olemas ka pintsel. Siis punased on erinevad nii-öelda šampoonid ehk siis pesuvahendid, jälle ilusti läheb kokku selle punase pintsliga, mis siin on. Sinised on siis velgedele ja rehvidele puhastuseks ja siis rehvide jaoks ka niisugune vähe karmim hari, millega need ilusti puhtaks saada. On olemas ka erinevad komplektid. Siin kõrval ongi siis nii-öelda välipindade kaitsmiskomplekt, kus ongi siis sees osad need tooted, mis siin laua peal on ja mõned lapid ja siis salongi nii-öelda puhastamiskomplekt samuti olemas. Ja samuti on ka siis erinevad lapid. Meil on siin näiteks niisugune kollane klaasilapp, siis on olemas ka niisugused natukene pehmemad erinevad värvi lapid, millega võib-olla näiteks siis autokere kuivatada ja võib-olla siis mingit kaitset peale panna. Ja siis on hunnik niisuguseid nii-öelda 3 tükki siis nii-öelda multipurpose, ehk siis ükskõik kus kasutamiseks, kuigi võib-olla auto kerele seda ei paneks. Ja siin on siis näiteks töötluste mahavõtmiseks ka erinevad värvi, et saad endale nii-öelda tekitada kindla niisuguse skeemi, et mis pindadel sa mis värvi lappe kasutad, et võib-olla siis ongi näiteks lillad lapid ongi siis kõige viimane protsess, punased näiteks ongi siis erinevatele nii-öelda puhastustööde jaoks ja nii edasi. Aga auto, mille peal me seda testime täna, on meie sama tööloom, milleks on siis meie kaameraauto. Ta on siis meie see 330e, millega me alati filmime. Kõik autod saavad selle ees ja selle järel sõita. Et auto on circa 1,5 kuud pesemata, ehk siis ma arvan, et see on väga hea testpind, kus reaalselt need ained kõik ka proovile panna, et kui hästi ja kas need üldse toimivad. Kuigi ma otseselt ei näe kahtlust, et nad ei peaks toimima, sest kui AutoJoy midagi müüb, siis tavaliselt see on ikkagi hea asi. Aga ma arvan, et võimegi väikselt näiteks velgedega alustada. Kindlasti ära unusta piiluda ka lehele autojoy.shop, kuna seal on sooduskoodiga VAIN kõik hinnad -20%. Samuti kehtib see ka juba soodustuses olevatele toodetele. No nii, ja siis alustame velgedest. Kõigepealt Eliminator, selle laseme siis peale, ta nii-öelda aitab seda mustust lahti siit ajada, et kergemini pärast saaks puhastada. Võib kodare sisse ilusti lasta seda piduri supportile ja siis siuke minut-2, kui on siuke kontrollitud keskkond, võib lasta talle seista seal. Nii, ja siis selle loputame surekaga maha ja siis läheb siia otsa veel Double Trouble, millega siis nühime puhtaks selle rehvi. Nii, siit võtame siis õige vahendi, Double Trouble, laseme rehvile, laseme ka väljale endale. Päris okei lõhnaga isegi. Laseme siia välja sisse, jälle piduri supportile ja siit siis erinevad väljapuhastustarvikud, mida saab ka tegelikult AutoJoy e-poest, et kahjuks Blend Brothersil endal veel midagi sellist ei ole, aga äkki lähitulevikus tuleb, et saate pilgu peal hoida. Rehvi harjale võib ka siis seda
tabeltrabelit peale lasta veel eraldi, et tõhusam oleks. Ja siis peakski näha olema, kuidas rehv läheb pruunikaks kõigest sellest mustusest, mis siin rehvi pooride sees on. Ilusti vahutab, tundub, et toimib ja siis survekaga uuesti puhtaks. Ja tundub, et toimis täitsa hästi. Velg uuesti läigib, piduri suport on taga jälle punane, mitte pruun. Et jah, läheme järgmiste sammudega edasi. Nüüd oleme jõudnud vahu juurde. Tegelikult enne vahtu autole pandi juba ka pigiaine peale, selle lee peale AutoChoice'ist. Ja jah, paneme siis siia natuke rohkem, et video jaoks oleks seda vahtu siin natuke rohkem. Ehk siis panemegi, ma ei tea, 1/5 näiteks, midagi sellist. Suhteliselt tunde järgi, et väga hullult seda ei jälgi, mis seal taga kirjas on, kuigi võiks. Ja siit siis vett natuke juurde. Nii, paneme siia selle vahuotsiku tagasi. Tegemist on siis Auto Finessi vahupüstoliga tegelikult. Töötab päris hästi. Nii. Ja siis hakkame vahutama. Siis AutoChoice'ist Marko loputab ilusti auto ära. Vaht on paar minutit peal olnud, suurem osa on juba mustusest maha tulnud. Et jah, AutoChoice tegelikult saad lasta autot pesta ka. Et ei müü ainult pesuvahendeid ja pesutarvikuid, vaid reaalselt tegelevad ise ka pesude, poleerimiste, kiletamiste, keraamikate ja kõige sellega. Aga jah, kohe varsti vaatame, mis see järgmine etapp võiks olla. Vaatame uuesti mingid vahendid üle ja siis jätkame kogu selle protsessiga. Siis paneme šampooni ämbrisse Goody šampooni, siuke circa, midagi, 100 milliliitrit äkki. Okei, paneme veits vähem. Nii, ühes ämbris on siis šampoon, teises ämbris kaadrist väljas on puhtad pesukindad ja laseme ta siit survekaga natuke vahutama ka. Ja siis koos Markoga peseme nüüd auto ära, sest siis saab kiiremini. Nüüd on siis, auto on šampooniga suuresti tehtud ja siis Marko nüüd loputab ilusti auto ära ka, et saab jälle natuke kiiremini. Ta teab, mis ta teeb. Nii, nüüd oleme siis kogu selle pesuprotsessi ära teinud ja järele on jäänud kuivatamine. Meil on siis 2 erinevat lappi, siin on Crafty ja siin on Paddy. Paddy on siis suurem, raskem ja kahepoolne. Ehk siis saab mõlema poolega kuivatada. Ühelt poolt on ta siuke hall, teisel poolt punane. Ja siis Crafty on siuke ühepoolne lapp, mida siis põhimõtteliselt kuivatamise jaoks on võib-olla mõistlik kasutada siis selle vähe pehmema punase poolega. Et siin on teisel pool siis siuke Blend Brothersi logoga. Siuke bränding, väga kena. Aga vaikselt saab niimoodi pihta hakata. Tundub, et lapid toimivad ka päris hästi. Vaatame, sellega sai tehtud. Üks osa
mingeid veejutte nagu ei paista, et jääks. Ja niimoodi siis tasapisi kogu auto üle käia. Et auto ise on suht hüdrofoobne kogu sellest pesust, et ei ole väga keeruline. Nagu näha, siis auto väljast on puhas, nüüd seest, siis kõik kohad tolme imejaga üle ja siis proovime esimestel istmetel, et uste polstritele asjadele, kuidas need tooted siis salongis ka töötavad. Nii, oleme siis nüüd jõudnud kollaste ainete juurde. Ehk siis salong, salongi pintsel, salongi lapp. Ja salongis siis praegu need kõik alumised sellised plastikosad teeme siis Pure'iga ja siis pärast Softiga teeme üle ka kõik sellised nahksed detailid. Et vaatame, kuidas see siis toimib. Et praegu ma siis lasengi alguses teda näiteks pintslile ja tõmban siit, väga palju lasnud, ja tõmbangi siit näiteks selle plastiku üle. Lõhn on päris hea isegi. Et salongis eriti on see lõhn oluline, et kuna ikkagi sõidad selle autoga siin ju, siis võiks nagu lõhnata normaalselt. Ja tundub, et teeb ilusti puhtaks ka. Et jah, siin on nii sees kui väljast puhastasin seda autot viimati äkki 1,5 kuud tagasi. Et siin seda mustust on mõlemal pool. Nahkpinnad teeme nüüd siis crispy nii-öelda siukse scrub mitte ehk siis siuke kinnas, mis käib käe peale ja siis sellega saad need nahkpinnad üle käia. Ja siis Softi vahendiga. Ja võtsin seekord siis lilla lapi, et väga hullult mitte siin musta lapiga juba nahka nühkida. Vaatame, mis see endast täpsemalt kujutab. Ongi siuke suur kinnas lihtsalt 2 poolega. Üks on siis siuke karedam, üks on siis mikrofiiber pool, et karedamaga siis siukse saab võib-olla lahti siuksest natukene kangemast mustusest. Ja neid on väiksemaid ka, et ei pea siukest hiiglaslikku ostma. Ja siin võib samamoodi lihtsalt siia peale lasta seda. Nii. Ja siis näiteks mingid nahkpinnad üle käia sellega ja pärast saab siis mikrofiiberlapiga ära kuivatada. Selle lõhn ka ei ole kõige hullem. Selles suhtes ta on muidugi üsna juba natuke kangem keemia, aga ei ole nagu väga hullu lõhnaga. Et saab hakkama ilusti. Et osad need puhastuskeemiad on tõesti sellised, et lased endale kuhugi ja siis tunned lihtsalt, et hea, et pilti taska viska. Aga peab tunnistama, et kuigi ta on suur, siis üsna mugav on sellega teha. Et sa saad täpselt nagu nendesse kohtadesse sellega, kuhu tahad, et saad endal näpud kuhugi see istme vahele ajada ja ära puhastada ilusti. Ja nüüd saame proovida käetuge. See on see põhikoht, mis on tavaliselt väga must. Väga hea. Ei läige enam. Nüüd on jälle matt, nii nagu õige nahk peakski olema. Jah, pole vaja. Ja nagu kombeks on siis kokkuvõte Blend Brothers toodetest. Auto on puhas, salong on ka puhas. Et kindlasti, nagu alguses öeldud sai, nad ei sihi, et olla nii-öelda tipptoode, aga täiesti siuke pühapäeva kasutajale näiteks, ma arvan, et igati sobilik, et hinnad on väga head, tooted ise ütleme ka samuti päris head selle hinna eest. Lõhn ei ole ka siukene, mis nagu ajab öökima või on siuke, et nagu ei taha väga kasutada. Et lõhn on ka täitsa okei nendel toodetel, et võib-olla tundub imeliku asjana, et hinnata lõhna pesutoodetel, aga samas, kui sa sellega enda autot pesed, salongi puhastad, siis näiteks eriti salongis lõhn jääb salongi mingiks ajaks. Et kui see on kehva lõhn, siis seda pigem inimesed ei tahaks kasutada. Et üldiselt ma ütleks, et tegelikult need tooted on täitsa okeid. Ja
igale kere detailile ja igale salongi detailile tegelikult on nii-öelda tooted ja tarvikud olemas, et justkui midagi puhastamata kindlasti ei jää. Aga kui sa soovid endale Blend Brothers tooteid, siis mine autojoy.shop lehele, sealt leiad igasugu pesutooted, tarvikud ja tegelikult autojoy.detailing lehed leiad ka siis teenuste valiku, mida nad pakuvad, kus on siis alustades pesust, lõpetades juba poleerimise, keraamika ja kiletamisega kõik asjad. Ja kui sul on mõni huvitav auto või ettevõte, mida sa soovid, et Fine Visual tutvustab, siis fine.visual@gmail.com on meie Gmaili aadress ja Facebook, Instagram on siis fine.visual, kuhu võid meile julgelt kirjutada. Tuleme kohale, teeme ka sihukese huvitava video. Aga näeme järgmine kord. Tšau,